Mina arvan, et ettevõte oleks hooliv, peab ta kindlasti mõtlema natukene laiemalt kui iseenda kasum. Et vaatame, kas ta saab nii-öelda haarata väikseid kogukondi, kuidas ta saab väikseid kogukondi toetada. Selles, kuidas tema käitumine võib-olla mõjutab nagu suuremas plaanis kogu maailma. Tuleb mulle meelde kohe Pärnumaa ettevõtte Vendre, kes kinkis 10 000 vastsündinutele sooja teki ja padja. See, kuidas ta suhtub iseendasse, oma töötajatesse, oma lähedastesse, oma sõpradesse, oma ettevõtlusesse ja oma riiki. Need ettevõtted on hoolivad, kes mõtlevad töötajate vaba aja veetmise peale, nende sportimisvõimaluste, nende tervise peale. Näidata võib-olla, et need partnerid klientid, et neist hoolitakse, et mitte ainult, et siin on mu toode või siin on mu teenus, vaid mõeldagi, et küsida näiteks, kuidas läheb või mida tegelikult vajatakse, miks üldse sinu toodet või teenust kasutatakse, et selline, ma arvan, ikkagi siin see märksõna on märkamine. Oskab näha igas inimeses seda panust, mida ta annab lähtuvalt siis kas siis oma nooruse uljusest või siis oma eakusest tulenevast elutarkusest. Ettevõte teeb hoolivaks juba see, kui üks inimene võtab omale vastutuse hakata ettevõtjaks ehk siis teistele inimestele tööandjaks, sest ta peabki hoolitsema ja hoolima oma töötajatest, kui ta tahab saada tulemust. Ei diskrimineeri mitte kedagi, olenevalt tema soost või perekondlikust näiteks mingisugustest probleemidest ja nii edasi. Ja pakub ka sellele samale töötajale näiteks enesearendamise võimalust, pakub tal näiteks tervisespordi võimalusi. See on hooliv tööandja ja kusjuures sellised tööandjad tegelikult saavutavad ka kokkuvõttes kõige suurema kasumi. Kui inimene ütleb, et mul on vaja täna minna hambaarsti juurde, siis sa ei tee sellest probleemi, vaid ütled jah, ja see töö on tehtud, loomulikult mine. Sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte on hooliv. Hooliv on selline ettevõte, kes maksab oma töötajatele õiglast palka, kes hoolib oma töötajatest, hoolib töötajate tervisest, aga näiteks ka töötaja perekonnast. Ma käisin Võrus puidutöötlusfirmas Parrus ja minu suureks üllatuseks, meeldivaks üllatuseks näiteks see ettevõte kannab ka oma töötajate laste huvialaringide kulusid.